€500 eest kiilaks. Kuidas teenivad raha Eesti striimerid? Chat, pange täna 5 sotti ja tõmba kiilaks. Kuidas kõlab? Ilka nagu Kaja Linkman TikToki laivis tõmban Tega rinkaks. Väike jooks sisse ja otse ülekanne käib, mis saaks valesti minna. Jutt hakkab ju jooksma. Kus on UVG, kui teda vaja? No okei, igast sõnast võib-olla muidugi aru ei saa, aga ega see polegi tähtis. Peaasi, et vibe on õige. Vibe on õige, siis on timme. Näiteks TikTokis kaanitaksegi ennast sigalakku täis. Saate aidata äkki. Ma olen raha teile. Kuidas muidu ikka rahva tähelepanu võita. Kui uskuge või mitte, aga mõned TikTokerid elavad annetuste pealt täitsa hästi ära. Just, nad elavad paljude saadud annetustest ära. Nad saavad isegi Egiptusesse reida. Ei ole paha, Egiptusesse. Ülekohtmine arvata, et kõik Eesti striimerid ja TikTokerid ainult klaasi kummutavad. Kaugel sellest. Striimimaailmas on tegelikult hunnik noori ja tegusaid tüüpe, kes ajavad oma asja kainelt ja kirega. Olgu see siis mängimine, tantsimine. Zedong taksi ju. Oi, pasa. Kes mäletab? Kes mäletab? Kokkamine või lihtsalt hea tuju jagamine. Ehk siis, nalja ja napsu saab, aga päris sisu on ikka ka. Tasakaal peab olema, nii nad ise kiidavad. Küti. Mõned striimerid on laive teinud ka õilsal eesmärgil. Näiteks Oh My Remy ehk Remy Simpson kogus otseülekande näita särki, raha ja seda mitte endale. See on mingi hea särk. Raha kogumine tehtud hea tegevuslikuks ja kus ma siis ajasin ennast kiilaks. Läheb käest ära, läheb. Vaata, mida sa teed, mille sa mulle pähe teed? See on mingi vapsi vana video või mingi klipp. Mis aasta on? Mingi 17 või? Remy Simpson annetas €500 ühe väikese tüdruku vähiraviks. Meil Eestis on sisuloojad, kes tegelevad väga palju hea tegevusega. Peale Gamescomi. Siis on 17, jah? Aga peale raha kogumise tegelevad striimerid ka teiste huvitavate ja kohati ekstreemsemategi asjadega. Reporter küsis, kui tihti teeb otseülekandeid Godhür ehk Kalle Godhür. Mina tegelikult teen hetkel iga päev. Mul on praegu tegelikult ongi kavas 365 päeva. Iga päev live kogu aeg iga õhtu ja nii on. Et olen varasemalt teinud ka 1000 päeva. Jutti, iga päev. Kas kuulsite? 1000 päeva järjest striimis. 1000 päeva, iga päev, 3 aastat jutti. Mida värki? Mida värki? Inimestel olemas ja alati teadsid, et kui tulevad, olen olemas. No see ei saa olla võimalik ju. See on võimalik. Ja enne seda veel aasta. Aga selline asi siis peab ju jõhkralt pappi sisse tooma. Ma ei tea, kui palju te raha tõi, ma niimoodi. No need on mingid väga putsis subad, lihtsalt see on mingi täiesti puts. Ma ei tea, ma siiamaani ei saa aru, mis vennad tal seal laivis on nagu. Tüüp keerutab oma mingit münti seal lihtsalt ja türa siis samal ajal põksub seal. Mingisugused arvutuskäike ei ole teinud kui selliseid, aga eks mida ta tõi oli see, et inimesed saavad iga õhtu tulla ja sa oled nende jaoks olemas, eks ole. Te jõudu teete või trenni teete, olete tugev mees? Ikka trenni, naise peal. Naise peal? Kui palk on väike, siis Nadia oleks seda ametit ju pidada. Ei, no 1000 päeva enda elust raisata, 3 aastat järjest. Ja nagu öeldakse, härrasmees rahast ei räägi. Aga Eesti striimimaastikul on olemas ka IRL-striimerid ehk need vennad, kes ei istu arvuti taga, vaid võtavad vaatajad igale oma toimetamisele kaasa. Mis loom see on selline? Ahven tiivad kasvatab. Sa lähed päriselt enda telefoniga, mingi kaameraga välja, sa oled kogu aeg otse ülekandes ja sa näitadki päris maailma. Kas sa külastad mingit baari, kus sa võtad päevakat, kas sa lähed sõpradega kalale, sa saad kõike näidata. Et mulle striimimise puhul kõige rohkem meeldibki see vahetu kogemus, et tegelikult ju chat või siis vaatajad kirjutad samal ajal, see on lahe ja sa saad sellele samal ajal reageerida. Kuule, aga me ühendame siit keti lahti ja vaata ise, kuidas saad. Tõmme 2020. 2020. No vaata. Et sa oled 5 aastane. 12 mai 2020 sisesta kinnitamiseks. 4,5 aastane. Ja ma lähen. 4,5 aastane. 4,5 aastane, siis põhimõtteliselt. Kui ema sa ei pead enam lasta, et ta tuleb, ma sõidan ise koju. Kuid häda, kõik otseülekanded ei ole nii lõbusalt läinud.
Sander Kamenik on pidanud striimis isegi politseiga rinda pistma. Eestis Antslas on meil niimoodi olnud, et me tegime striimi enne, siis pärast tegime ühte YouTube videot ka ja siis tegelikult pärast meile kutsuti politsei, sest mul operaator võttis drooni üles ja Antsla elanik arvas, et me hakkame homme vargile tulema garaaži. Me tahtsime tegelikult näidata ilusat suvist Eestimaad ja siis Antsla naine tuleb. No nii, need poisid on vargad, et tegelikult igaks hetkeks pead valmis olema. Ja teid pandi pokri? Ei pandud õnneks, rääkisime jutud ära, operaatori kaamera natukese ei kannatada, aga ta oli nii chill vend, et ma ei taha mingit pahandust, me lähme siit pidema. Vaata parem. See on USA, see pole enam meil. Issand jumal, kuhu me sattud oleme? Real. Tere, ma olen ikka kõva vend. Tere, ma tegin ikka siukse üritusena. Saate aru või? Mina, Chris Kärner, Isto protsent, eks ole. Põksusin siin mingi 9 aastat, mis ma põksusin, eks ole. Ja türa, lõpuks on Eesti striimerid lihtsalt tavameedias. Saate aru või?